Siin Tiina Pelli käsitöökanal ja tere tulemast kõigile tikkimishuvilistele. Kuna ma alustan uut tikkimisprotsessis, ma mõtlesin, et ma näitan teile, kuidas ma märgistan oma kanvaad enne tikkima asumist. Nimelt, kui ma võtan lahti ükskõik millise tikkimisskeemi, siis on märgitud seal skeem 10x10 ruudukestega ära, terve skeem, ja selle 10x10 ruudukesed kavatsen ma oma kanvaale märkida ja seda sellepärast, et hiljem oleks mul lihtsam seda skeemi jälgida ja tikkida. Ja siis ma saan ka kindel olla, et ma tikin õiges kohas õiget asja. Mida ma kindlasti ei kasuta märgistamiseks, ma ei kasuta tavalist pastapliiatsit, harilikku pliiatsit, kindlasti mitte. Nüüd teine variant on, mida mina ei kasuta, on selline marker spetsiaalne, kuhu on kirjutatud peale, et ta on siis vees nii-öelda lahustuv, et teda on võimalik pärast ära pesta. Tavaliselt on helesinist värvi. Ja põhjus, miks mina teda ei kasuta, on mitte minu isiklik kogemus, vaid teiste kogemused. Nimelt ma jälgin siin, kuidas Vene käsitöökanalil, tikkimiskanalil sajad inimesed kurdavad seda, et nad on kasutanud seda markerit ja ühel toredal hetkel ta lihtsalt ei tule pestes ära. Probleemid on seal olnud sellised, et marker on ennast õigustanud, ütleme 6 suurt tööd on tikitud ja 7. töö puhul millegi pärast pestest enam ära ei tule. Põhjuseid võib olla siin palju, et kõigepealt see, et see marker koosneb erinevatest keemilistest ühenditest, kanvaa on värvitud erinevate keemiliste ühenditega, mulinee on värvitud ja tegelikult ei tea ette mitte kunagi, kuidas selle töö puhul see marker käitub. Ka see, et teda peab ära pesema külmas vees, aga näiteks korniite tohib pesta ainult kuuma veega. Et seda peab jällegi jälgima, et kõik oleneb, kuidas need mulinee, kanvaa ja marker oma vahel koostööd hakkavad tegema. Ja kuna ma panen väga suure raha oma tikkimistööle ja panen väga palju aega sinna, siis ma ei taha riskida. Ja sellepärast ma kasutan seda ainult siia numbrite kirjutamiseks äärde. Natukene ma räägin veel sellest markerist, et mis probleeme ma olen näinud, et mis on juhtunud. Juhtunud on selline asi, et ta kas üldse ei tule ära ja see ruudustik jääb kenasti sinna eriti heledate mulineede alt välja paistma. Siis on veel selliseid olukordi olnud, kus see marker tuleb pestes ära ja kui töö on ära raamitud, läheb mööda 1, 2, 3 kuud ja ta ilmub mingisugusel müstilisel moel tagasi mingite protsesside tulemusena. Siis on veel selline olukord olnud, et pestakse ära ja see marker jääb, sinine marker näiteks kollaste joontena tekib sinna töö peale. Või on selline variant, et kuna kanvaa on värvitud ja kui on eriti, kui on näiteks tegemist osalise tikandiga, marker tuleb ära ja võtab endaga pestes kaasa ka osa kanvaa värvist. Eriti kui on värvilise kanvaaga tegemist. Et mina riskida ei taha. Ja küsimus on ka selles, et kas kasutada tavalist niiti. Siis ükskõik millist tavalist niiti ma kasutada ei soovita. Ja seda sellepärast, et niit koosneb korrutatud kiududest ja kui ma nüüd märgistan sellega oma kanvaa, siis varem või hiljem juhtub see, et ma lihtsalt tikin, nõel läheb sellest niidist läbi ja ma tikin selle niidi oma töö külge kinni ja pärast seda on pea võimatu sealt kätte saada. Sellepärast on minu valik selline, et ma kasutan jõhvi, mononiiti. Mononiiti olen ma Eestis ja üldse poodides näinud ainult valget värvi, kuigi teoreetiliselt peab olema ka must. Ja see on selline kalamehe jõhv tavaline, aga tema suurus on, ta on hästi 0,18 mm on ta läbimõõt. Ja jõhvi ehk mononiidi, kui te mononiiti leiate, erinevus tavalisest niidist on see, et ta ei koosne mitte kiududest, vaid ta on üks kiud. See tähendab, et siit ei ole võimalik nõelaga läbi õmmelda. See tähendab, et teda ei ole võimalik töö külge kinni õmmelda. Ning ta on hästi libe ja hästi jäik ja ma olen juba seda varem kasutanud. Ma tean seda, et kui ma hakkan teda eemaldama, siis ma lihtsalt niimoodi tõmban ja ta tuleb ilma igasuguse probleemita töö küljest lahti. Ja kui ma tikin, siis loomulikult sellest mononiidist läbi õmmelda ei ole võimalik, et ma lihtsalt natukene lükkan teda siia kõrvale ja tikin siis, et ta jääb töö peale.
kui mõni niit jääb ka risti alla, et sellest midagi ei juhtu, tuleb niimoodi välja tõmmates lupsti ära. Selline sai siis minu video sellest, millega ma kanvaad ei märgista ja ei soovita ka teil märgistada. Ning juba järgmises videos ma tahan näidata täpselt, kuidas ma mononiidiga või jõhviga oma kanvaad märgistan. Nägemist ja kohtume järgmises videos!